Austatud vaatajad, Rohevälk alustab. Me Rohevälgu eelmises avasaates arutlesid Rainer Paenurk ja Reigo Ahven rohepöörde olemuse ja rohepöörde eesmärkide saavutatavuse üle. Ning üheskoos tõdesime, et rohepöörde eesmärkide saavutamiseks üsna kriitiline on üksikisiku kasu ja kogukonna kasu. Tänases diskussioonis arutleme üsna loogilise jätkuna rahast, mis pole küll kindlasti kasu ainukene mõõtmisvorm, kuid samas kõige lihtsam viis panna asjad omavahelisse sõltuvusse ja otsustada erinevate teede kasulikkuse üle. Tänasteks diskutantideks oleme siia kaasanud rahaasjatundjad Indrek Nuume ja Madis Müür, keda ma kohe ka tutvustan. Mina moderaatorina Energiasalve juht ja osanik Peep Siitam. Küsimus, mille ma olen varasemalt tänastel diskutantidele esitanud, on raha rohepöördes, kust tuleb ja kuhu läheb. Indrek on LHV panga ettevõtete panganduse ülesehitaja ja juht. Ja üsna ebatraditsiooniliselt pangandustegelasele oled sa ka poliitiliselt laetud ja aktiivne. Vastab tõele? Vastab tõele. Ja oma peamiseks motivatsiooniks poliitikas osalemisel oled sa maininud selle, et sa tahad teha lihtsalt Eesti majanduses asju, mis pikalt tegemata on olnud. Kõik õige. Väga hea. Madis, sina oled ettevõtja ja investor. Portaali rahaasjad.ee asutaja ja juht. Ja sa oled üllatus, Eesti enim teeninud pokkerimängija. Seda enam mitte, aga muu kõik on õige. Muidu üsna hästi läinud pokkerimängus. Aga täna siis ettevõtjana ja investorina ning kuid nüüd siis teema juurde, ehk siis viimaste aegade kõrge elektri hind kindlasti sunnib meid küsima, et kas rohepööre on kallis. Ja kui kõiki neid kasusid, kahjusid, tulusid, kulusid kokku liites me siiski leiame, et rohepööre on meie ühiskonnale vastuvõetav, siis igal juhul tekib küsimus, et kuidas keskkonnasäästlikku tarbimist motiveerida ja premeerida. Selle küsimuse tõstatamine, ma saan aru, põhineb just sellele, et meil on viimasel ajal väga kõrged elektrienergia hinnad olnud, mis löövad selliseid väikeseid rekordeid, aga ma arvan, et nii kaua, kuni meil ei ole sellist väga head salvestusvõimsust, mis tähendab seda, et sel hetkel, kui tuuled puhuvad, tarbimine on madal, näiteks suvisel ajal, päike ka, päikesepaneele kütab, siis ma ei tea, kas Eestis me päris selliseid nullhinnaga päevi näeme, aga võime vabalt ikka edaspidi näha ka. Ja täpselt sama on siis nende tippudega, et olukorras, kus energiatarbimine on kõrge, tuul ei puhu, talvisel perioodil ei ole meil päikest ka väga, päikesepaneelid on lumega kaetud, et siis midagi ei ole teha, et siis ilmselt need elektritarbimised löövad rekordeid ja tootmine on madal. Ja millega ma arvan, me tulevikus peaks siis olema lihtsalt valmis, et ongi selline väga kõrge elektrihinna kõikumine. Ma ei usu, et keegi oma elu nüüd selle järgi väga sätib, aga kindlasti on neid ka, kes lükkavad oma veekeeted siis sisse, kui elektrienergia on nullihinna juures.
Et ma arvan, see on see, millega me peame harjuma tulevikus, mis hakkab olema, kuivõrd meil sellist suurt energia tootmisvõimalust, mis oleks keskkonnasõbralikku, tegelikult ei ole. Põhjamaadel on üsna suured hüdroenergiaressursid, siis ma arvan, et meie elektrine hind jääb tegelikult ikkagi Põhjamaadest kallimaks ja me jääme siis sõltuma võib-olla sellistest liinide elektrikatkestustest tulenemas siis nendest sellistest tippudest. Nii et volatiilsus kindlasti turul suureneb, kas see keskmine hind nagu jääbki püsivalt kõrgeks, et ma iseenesest seda väga ei arva. Kui tootmisvõimalusi tuleb juurde võimsusi, siis tegelikult ka elektri hind peaks olema siis jällegi madalam. Okei. Kuid kuidas keskkonnasäästliku tarbimist rahastamisel eelistada, premeerida lühidalt? Lühidalt, ega seda ka täna juba pangad teevad. Et ühelt poolt, kui Eesti pangad korraldavad võlakirja emissioone, siis tegelikult need investorid, kes nendes võlakirja emissioonides osalevad, nad siis näevad ette, et mingi osa sellest rahast siis peab lihtsalt minema jätkusuutlikesse projektidesse. See ei ole siis ainult roheenergia, siis tegelikult on kõik see nagu ESG teema. Nii et tegelikult see eelistamine ja motiveerimine juba täna toimub pankade poolt. Jah, et ma arvan, et ega sellest ei ole väga pääsu heas mõttes. Euroopa on ikkagi võtnud väga selgelt kursi jätkusuutlikkusele. Ma arvan, et see on õige olla või tegeleda jätkusuutlike teemadega ja kuivõrd nende samade Eestis tegutsevate pankade rahastatakse on paljuski sellised Euroopa Liidu finantsinstitutsioonid, siis on ka loogiline, et neil rahaline mõju on kindlasti kõige lihtsam ja kõige kiirem viis, kuidas siis mõjutada. Okei. Madis, mida sa ütled Indrekule vastuseks, et volatiilsus kasvab, keskmised hinnad võib-olla jäävad kõrgemaks Põhjamaadest? Jah, tõepoolest praegu on hinnad kõrgemad, aga eks nii roheenergia on küllaltki sükse tehnoloogia oma iseloomuga, et nii solar kui tuuleenergia on hinnas alla tulnud, et loodetavasti kõik eeldused on olemas, et see trend jätkub. Samamoodi on ka salvestusjaamade hinnad alanenud. Kas sellest just piisab, et ka sükseid talviseid tippnõudlusi rahuldada, see on eraldi küsimus. Võib-olla on vaja vähemalt kaaluda Fermi Energia seda tuumaelektrit ka sükeste talviste tippnõudluste rahuldamise mõttes. Küll aga kui laiemat pilti natukene vaadata, siis üks aspekt on võib-olla see, et ega elekter üksinda ei ole enam nii suur sisend, eriti sellises teenustepõhises majanduses ja laiemalt et nii kliendid kui investorid kui talendid, potentsiaalsed ettevõtete töötajad tegelikult eelistavad töötada ESG ka täpsemalt ka just sellisest jätkusuutlikkusele orienteeritud ettevõtetes. Et kliendid tahavad tarbida selliseid teenuseid, investorid tahavad investeerida sellistesse teenustesse, sellistesse ettevõtetesse ja kliendid neid tarbida, töötajad seal sellistes ettevõtetes töötada. Et tegelikult see ajutiselt kallim hind, seda annab pöörata ka ettevõttel konkurentsi eeliseks, saada sellega lisatulu, lisakliente. Just, et tegelikult see, mida ma su jutust praegu kinni püüdsin, on see, et küsimus ei ole mitte niivõrd tehnoloogiates, mis tulevad tegelikult ju arenevad nii või teisiti, vaid küsimus on eelkõige siis tarbijate käitumisharjumustes ja nende muutumises. Ja mida ma ise olen kuidas ma ütlesin, kogenud oma suhtluses nii lähikondsete kui üldse rohepöördest rääkides, ma ei tea, vaielge vastu või kinnitage, on see, et me ei saaks ega ei tohiks tuleviku elu mitte kuidagi, mitte ühestki otsast käsitleda meie arusaamisest lähtuvalt, vaid eelkõige meie järeltulevate, ehk siis laste, võib-olla isegi lastelaste, kellel on ja kellel pole, eks ole, nende käitumisharjumuste, nende ootuste järgi. Oled sa nõus sellega? Küllaltki küll, jah, et võib-olla meil on mingid teatud käitumisharjumused, võib-olla natuke suuremate autodega sõita, aga nooremal põlvkonnal on
süüakse vegan toitu või jäetakse 3 lennureisist 1 aastas ära või et käitumine muutub järjest rohelisemaks, siuke enda mõju maailmale muutub inimestele järjest olulisemaks. Et aga kusjuures üks Briti uuring sellega seoses oli ka, et siuke roheinvesteerimine, rohepensioni investeeringud omavad isegi mitukümmend korda suuremat mõju inimese kohta, kui tema vegan toitumine või 1 lennureis ära jätta, et siuksed prügi sorteerimine, et jah, et võimaldada nendel tuleviku roheettevõtetel nagu kasvama saada investeeringute kaudu, et see on nagu väga suure mõjuga teema tegelikult. Indrek, sina nimetasid volatiilsust, ühe sellise keskse volatiilsuse kasvu, ühe sellise keskse terminina. Volatiilsus igal juhul tähendab päeva lõpuks seda, et keegi võidab, keegi kaotab, keegi võidab rohkem, keegi kaotab rohkem. Siit on nagu minna nagu hea järgmise küsimuse juurde, et kes võidab rohepöördest, kes kaotab, kes on võitajad, kes on kaotajad ja nüüd seda üksikisiku ja kogukonna kasu silmas pidades. Mida teha selleks, kas me saame üldse midagi teha selleks, et see üksikisiku või kogukonna kasu maksimeerida? No olles energiaühistu üks asutajatest ka, ma arvan, et minu jaoks, miks see energiaühist on oluline, tuleneb sellest, et see annabki võimaluse nendele samadele kogukondadele ära näidata, mis on nende otsene kasu sellest, kui nende lähedusse tuleb näiteks mingi, kas siis päikeseenergia, elektrijaam või tuuleenergia tootmine, et see võimaldab, ma arvan, et ikkagi see areng toimub läbi selle sama kasu, ehk et see, et täna valdav osa, ma arvan, sellistest suurtest projektidest, mis on Eestis jäänud tegemata, on ikkagi selle põhimõttel, et not in my backyard. Ehk et kui me mõtleksime viisi, et kuidas see sama kogukond, kelle juurde, minu pärast kas mingi tehas rajatakse, saab otsest kasu, siis ma arvan, sellele ei oldaks enam nii palju vastu ja ma loodan, et energiaühistu suudab nüüd selliste projektidega edasi minna. Mis puudutab seda, kes võidavad, kes kaotavad, siis võidavad ikkagi need, kellel on suured energiaressursid endal olemas, et mis ei põhine fossiilsetel kütustel. Et meil kahjuks seda ei ole, aga meil on tuul, päike on ka tegelikult Eestis täiesti okei. Ja pigem on küsimus, et kuidas, mis nüüd edasi saab, et kas sa ilmselt oma ettevõttest tead väga hästi, et selliste suurte natuke riigiga seotud projektide aeg on väga pikk, et kas see hüdroakumulatsiooni pumba... Me oleme kehv näide, me oleme 12 aastat planeerinud, eks me oleme suhteliselt saamatud. Jah, aga et mis võibolla riigi roll oleks, et ta peab looma sellised väga selged ootused nendele samadele investoritele. Mulle väga meeldiks, kui need investorid tuleksid tegelikult Eestis, et ma arvan, et see ei ole hea mõte, et kui ja ma arvan, et meil täna ka kapital juba Eestis piisavalt tekkinud, mis jaksaks rahastada selliseid projekte, et see iseenesest oleks hea. Võtame kas selle Liivi lahe tuulepargi, et meil lihtsalt on vaja energia tootmist rohkem alternatiivsetest allikatest kui et põlevkivi ja kui me suudame seda teha, siis me olemegi võitjad. Niisama lihtne see ongi. Põhjamaadel on lihtsalt see töö varem ära tehtud, et kas siis targemalt või on neil olnud siis ka mingid looduslikud eelised selleks, et... Kas ma peegeldan su juttu õigesti, kui ma küsin, et ise asju tehes oleme me võitjad ja mitte tehes kaotajad? Jah, et aga kui see kasu, see peab jõudma võimalikult paljudele inimestele. Ikkagi ma mõtlengi, üksikisikutena kogukondana ise tehes, asjad juures olles, oleme me nii-öelda võitjad ja mitte tehes kaotajad. Mis sa ütled selle peale? Täiesti nõus, et ainult siis saame võita, kui me ise teeme ja pigem varem kui hiljem, sest rohepööre ja kliimamuutused on teaduslikult konsensuse saanud fakta ja 10 aasta pärast majandusstruktuur on oluliselt teine. Lihtsalt, et kas meil on selleks ajaks nii roheenergia tootmine kui ka majandus laiemalt nagu sinna välja jõudnud, et kas tuleviku näiteks Skeletoni järgmine tehas tuleb jälle Saksamaale või tuleb Eestisse, et kas Eesti tahab nagu seda toetada.
investorid viivad seda ainult mingi maani, aga praegu veel nii varases staadiumis võib-olla mingisugune riigi toetus on ka vajalik. Aga jah, et kuidas seda võimalikult laiapõhjaliseks viia, ma arvan, et siin ka nagu täitsa huvitavaid initsiatiive on toimumas, just see roheenergiaühistu on ju, ka pensionifonde läheb järjest rohelisemaks, mis aitavad inimestel paremat pensionit kindlustada, et viimastel aastatel on see väga head tootlust näidanud. Võib-olla tuleb mõni Eleringi laadne või Enefit Greeni laadne ettevõtte börsile on ju, ja riski altimatel investoritel on võimalik ka ettevõtete omakapitalis investeerida, roheettevõtete nagu Ampler, mis on ka investoritele väga atraktiivset tootlust pakkunud, et võimalusi on päris mitmeid nii riskialtimatel kui ka sellistel rahavoo investoritel seda enda kasuks pöörata. Nüüd teie kahe juttu kokkuvõttes mina saan aru nii, aga te parandage mind kindlasti, kui ma eksin. Ma kordan seda, mis ma Indreku jutu peale ütlesin, et inimeste, üksikisikute kogukondadena nii-öelda olles aktiivsed, osaledes projektides, püüdes sealt endale kasu saada, oleme me võitjad, mitte osaledes sellele vastu töötades, rohepöördele nii-öelda vastu töötades, mis on suhteliselt paratamatu protsess, oleme me kaotajad. Pangandus iseenesest suures plaanis, ma saan aru, Indrek, see on, et andke ainult tuld, oleks rohkem projekte, mida rahastada ja sinu jutust, Madis, ma tegelikult saan, kuna sa ise oled ka investor, eks ole, siis ma saan aru, et see investor maastikul, see shift nii-öelda selle rohepöördes projektide esile kutsumiseks, seal uute initsiatiivide võtmiseks on selline mainstream, et siin ei olegi nagu midagi enam arutada. Tahate kumbki midagi lisada? Ma arvan, et see muutused toimuvad ikkagi väga kiiresti. Et võib-olla aasta tagasi ma veel ei arvanud, et see on, mul on tunne, et see on juba täna täitsa pöördumatu protsess, ja selleks on vaja väga tugevat jõuõlga selleks, et asjad muutuks ja mul on tunne, et see jõuõlg Euroopa Komisjoni näol on tegelikult Eesti olemas. Ja tõesti 2-3 aastat tagasi veel keegi ei vaadanud tõsise või huvitatud näoga roheinvesteeringute poole, aga praegu küll, eriti just eelmise aasta väga heade tootluste näol, ka LHV Rohefond tegi väga head tootlust, et investoritel on järjest rohkem ja rohkem huvi roheettevõtetesse ja projektidesse investeerida, et ma näen ka, et see on pöördumatu protsess ja see ongi tulevik. Just. Lugupeetud vaatajad, selline rohevälk täna, uues rohevälgus uued teemad, täname teid vaatamast.